Tere! Ma olen siis eesti keeles öeldakse Rainer Kuuba, võru keeles on perekonnanimi ees, et Kuuba Rainer. Olen metsaomanik ja mikroettevõtja. Ja minu metsast ei ole hektaritki ametlikult kaitse all, aga ma olen oma metsas leidnud niimoodi, et on mõned kohad, kus ma olen majandanud ja jätkan lageraietega majandamist, aga lageraielangid on väiksed. Ja on ka sellist osa metsamaad, kus ma olen otsustanud jätta majandamata, sest et seal on juba aastakümneid olnud metsad puutumata, kuigi see ei ole kaitse all, aga see on lihtsalt minu isiklik kaitseala. Ja siis on ka sellist metsa, mida ma olen majandanud püsimetsana, sellepärast, et ma tean, et neid metsi on ka varasemalt juba majandatud püsimetsana erinevate riigikordade ajal, et nüüd on juba 3. raha. Aga siis nüüd ettekande juurde. Et sissejuhatuseks veel nii palju, et mul on see häda, et ma tean tegelikult väga vähe. Et enamusest maailma asjadest ma ei tea üldse mitte midagi ja väga vähesest ma tean natukene. Ja sellega on see probleem, et kui mind kutsutakse kusagile midagi kõnelema ja kuna ma tean väga vähe, siis ma pidevalt kordan ennast, et ma räägin kogu aeg seda vähest, mida ma tean, ja ma tean, et siin saalis on ka palju inimesi, kes ütlevad, et ma olen seda ammu kuulnud, ma tean seda juba ammu, et palun ärge väga pahandage, kui see kõik on juba igav ja tuttav ja ammu teada. Täna on veel selles mõttes eriti piinlik, et mõned asjad, mis mul on ettekandeks valmistanud, on et Urmas Tartes ja Lauri Laanisto oma ettekandes ka juba ära maininud, et on niisugune kordamine, aga kordamine on ju tarkuse ema. Ja nagu mul üks vana sõber, kolleeg ütles, et kordamine ongi jumal normaalne, sest et targale inimesele aitab, kui 7 korda räägid. Et see esimene, nagu Leo juba sissejuhatuses ütles, et eriti just viimastel aastatel on tulnud selliseid juhuseid, kus järjest tulevad tähtsad inimesed, kes ütlevad, et püsimetsandus ei ole igal pool võimalik. Et küll natukene ja mingisugustes erinelistes kohtades, aga igal pool see ei ole võimalik lihtsalt. Teatud metsatüüpides on täitsa võimatu. Mina olen selle peale küsinud, et kas looduslik areng on võimalik kõikides metsatüüpides, siis ütlevad, et looduslik areng on võimalik. Aga kui looduslik areng on võimalik kõikides metsatüüpides, siis järelikult on ka püsimetsandus võimalik kõikides metsatüüpides. Ainukene, et metsamajandaja peab teadma, milline on looduslik areng erinevates metsatüüpides, sest eri metsatüüpides looduslik areng ongi erinev. Ja siin on üks pilt ühest raamatust, et Piret Kiriste ja Uudo Timm on selle kokku pannud, väike käsiraamat neile, kes loodusest hoolivad. Ja siis, kui seda raamatut kirjutati, siis me tegime ka natukene koostööd ja metsad olid siis, selles raamatus on kirjeldatud siis, kuidas metsad on grupeeritud loodusliku arengu järgi 4 gruppi. Et on siis vahelduvate kooslustena arenevad metsad, häiludünaamiliselt arenevad metsad, rindeliselt arenevad metsad ja muutumatu kooslusena arenevad metsad. Ja millised need siis 4 erinevat metsatüüpi on? Et siin on siis see kasvukohatüüpide ordinatsiooniskeem, nii nagu Erich Lõhmus selle juba 80ndate lõpus joonistas. Et kes seda veel näinud ei ole, siis lühidalt ütlen, et see vertikaalne skaala, see näitab mullaniiskuse sisaldust. Üleval on kuivad mullad, all on märjad mullad. Ja siis see vertikaalne skaala, see on niiskuse sisaldus, horisontaalne skaala on siis mullaviljakus. Et vasakul pool on vaesed mullad, toitainevaesed ja toitainerikkad mullad on paremal. Ja siis need kõik kasvukohatüübid on siis jagatud niimoodi, et nõmmemetsad on seal nurgas, loometsad on seal nurgas, all nurgas on rabametsad ja seal on lodumetsad. Ja siis need erinevad mullad jagunevad sinna keskele ja siis värvide järgi ma siis nüüd jämedalt joonistasin, et seal keskel laanemetsade jagu, need on siis vahelduvate kooslustena arenevad metsad, kus looduslikus metsas valitsevad vanad puud, on tugev kuuse järelkasv, on palju eri lagunemisastmes surnud puid
ja arengus toimub kuuse enamusega metsa ja lehtpuude enamusega metsa vaheldumine. Siis siin paremas servas on häiluti või häiludünaamiliselt arenevad metsad, et sürja- ja salumetsad ja märjad lehtmetsad. Need on looduslikult alati ebaühtlase täiusega, kus enam-vähem samad puud kasvavad grupiti. Ja et vanemate puudega rühmad kukuvad ümber ja asenduvad noorematega, aga kooslus tervikuna on suhteliselt sarnane. Siis kuivad metsad on siis üleval vasakul punasega on siis rindeliselt arenevad metsad, need on Palu- ja Nõmmemetsad, kus looduslikult on peamine koosluse kujundajaks metsapõleng ja uus puude põlvkond hakkab kasvama vanade puude all. Ja kui põlengut ei tule, siis mulla huumuskiht kasvab ja need palumetsad hakkavad muutuma laanemetsa moodi, sest et ka mullad on muutumises pidevalt. Ja siis all seal violetse värviga on siis märgitud muutumatu kooslusena arenevad metsad, mille tunnuseks ongi see, et kogu aeg seal ongi erivanuselisi puid, mis vanemad kuivavad ära, kukuvad pikali, aga pidevalt tuleb nooremaid peale. Siis üks väga oluline asi, kuidas metsandust jagada, et kui mina noormees olin ja karjäärivalikut tegin ja otsustasin Põllumajandusakadeemiasse minna metsandust õppima, siis domineeris meil ikkagi klassikaline metsamajandus, kus lähtuti ühtlase kasutuse põhimõttest ja raieringist, majandati uuendusraietega reeglina, aga uuendusraiete hulgas oli ka turberaied, täiesti igapäevased asjad, kusjuures tol ajal valikraiet peeti ka uuendusraieks. Aga reegel oligi just see, et kogu aeg oli paras hulk küpseid metsi, küpse metsa arengusse jõudnud metsi, mille hulgast tehti siis valik, kus siis teha kas lageraieid või turberaieid, aga kogu aeg küpseid metsi oli. Ja siin tuleb nüüd ära mainida see, et seoses selle järgmise nipiga, et eestikeelsed inimesed reeglina ei tule selle peale, et eestikeelne sõna küps tähendab väga erinevaid asju. Mul võrukesena on lihtsam, sest et meie keeles kütse ja valmis on täiesti erinevad asjad, aga põhjaeestlastele on hea lihtne seletada ka seda, et ka inglise keeles on ripe ja mature täiesti erinevad sõnad. Ja ingliskeelses kirjanduses, kus räägitakse metsadest, siis mets ei ole mitte kunagi ripe. Tomat on ripe, viinamarjad on ripe, rukis või on ripe, aga näiteks juust ja vein ei ole kunagi ripe. Juust ja vein on mature, mis tähendab seda, et ta on vana, ta on nüüd valmis saanud. Ja nüüd alles hakkab tal see õige väärtus peale. Ja see ei tähenda, et kui sa seda nüüd kohe ära ei realiseeri, siis homme on mäda või vana või ei kõlba enam. Ja ka mets on inglise keeles mature. Aga millegipärast Eestis hakkas see sõna küps elama oma elu ja siis ja nüüd juba ligi 30 aastat räägitakse sellest, et küps mets tähendab seda, et kui kohe ära ei raiu, siis homme mädaneb ära. Ja mõned lähevad kohe nii hulluks, et kui kohe ära ei raiu, siis homme läheb sul rahakotis, läheb raha põlema. Ja seda kartulipõllu või porgandipõllu või tomatite või maasikate juttu käib kogu aeg, et küps mets tuleb ära raiuda. Ja see on tegelikult puupõllumajandus. See ei ole metsandus, see on puupõllumajandus. Ja kui Urmas just ütles, et tema teeb vahet, et metsateadusel ja metsandusteadusel, siis ma ütlen, et metsandus on ikkagi midagi muud kui puupõllumajandus. Ja mina puupõllumajandust ei ole õppinud, mina Põllumajandusakadeemiast sain ikkagi metsandusdiplomi. Ja siis on nüüd see kolmas, mida maailmas on hästi palju olnud ja ka Eestis on seda pidevalt olnud, Skandinaavias on seda hästi palju olnud, ongi siis püsimetsandus, kus on nii, et mets areneb nii, nagu ta looduslikult areneb ja inimene, kes elab selle metsaga koos, oskab sealt puid niimoodi ära võtta, et ta võtab ära neid puid, mis niikuinii sealt läheks, aga ta jätab kindlasti metsa alles need, mis seal metsas peavad olemas olema.
Et ei jääks vale arvamust, siis mina ei ole üldse uuendusraiete vastane ega lageraiete vastane, nagu ma ütlesin, et ma olen ise ka lageraiet teinud, aga tuleks veel kord ära kõnelda, et mis asi siis on püsimetsandus ehk valikraie ja mis asi on uuendusraie. Et lageraie on see, kus raiutakse kõik ära, välja arvatud seenepuud, säilikpuud ja elujõuline järelkasv. Turberaie on siis see, kus raiutakse mitme võttega. Ja siin on üks raamatu kaanepilt. Mina olin selle raamatu kokkupanemise juures, meil oli üks väga asjalik töögrupp. Seal üleval raamatukogus selle kuuse otsa, kus oli metsaraamatuid pandud, on ka see raamat seal olemas, kaitsemetsade majandamisjuhend, aga seda pilti ma näitan sellepärast, et selle kaanepildi peal on üks kuusik. Anneli Palu on selle pildi teinud, me koos käisime seal metsas, kas me käisime 2000 või 21, seda me ei mäleta, aga seda metsa sai pildistatud täpselt selle raamatu jaoks ja see pildi tegemise hetkel oli see kuusik 160 aastat vana, ta on kuuse enamusega segamets, kus juba üle 30 aasta tagasi alustati ühe turberaie võttega. Ehk uuendusraiega alustati selles kuusikus siis, kui see oli üle 110 aasta vana. Ja vaatasime ka vanu puistuplaane, juba 40ndate lõpus oli see puistuplaanile märgitud kui vana kuusik, küpses vanusklassis. Ja 60ndate lõpus hakati seal siis turberaietega raiuma ja vana 150-aastane kuusik ei ole pikali kukkunud, ei ole ära mädanenud, ei ole loodusele kahjulikuks muutunud, nagu mõned armastavad öelda. Et see oli siis näide turberaiest, nüüd natuke näidet lageraiest. Minu oma metsas tehtud, mina tegin, vastutan selle eest, et see on siis nüüd kõige suurem lageraielank, mis ma oma metsas olen teinud, 1,2 hektarit suur. 2017. aasta jaanuari lõpus, veebruari alguses, siis kui oli külm ja lumine. Ja vasakul pool on siis näha umbes 1,5 kuud pärast lageraie lõppemist järelkasvu kuused ja kokkuveotee. Et siin on need forwarderi jäljed. Siin paremal pool on minu mets, mis on veel raiumata, seal tagapool on naabrimets ja siin on siis alusmetsa kuused, mille harvesteri jättis raiumata, et saab järelkasvu alles jätta. See on nüüd sama pilt samast kohast, et need rattarööpad lähevad siin nii natuke teise nurga alt tehtud, siis mul ei olnud eelmist pilti. Et siis 2 aastat pärast lageraiet. Et metsaalust ei ole segamini keeratud ja järelkasvu on järgi jäetud, alles jäetud. Ütlen vahele, et ma olen nüüd sel aastal pidanud käima suhteliselt palju metsades, kus on möödunud 20 aasta jooksul tehtud lageraieid ja päris palju on ette trehvanud selliseid alasid, kus lageraie on tehtud valel ajal ja väga halva kvaliteediga ja tulemuseks on see, et kus varem kasvasid jänesekapsas ja mustikas ja nii edasi, nüüd kasvavad seal pilliroog ja hundinui ja samasugust metsa enam ei tulegi. Aga et see on siis nüüd näide, et ma olen ka oma metsas teinud lageraiet ja ma tean, et lageraiet saab teha ka hästi. Ja veel samu kohti, et siis 3 aastat peale lageraiet samas kohas märtsikuus ja siis 8 aastat peale lageraiet märtsikuus ja need esiplaanil olevad männid on siis need samad männid, mis 3 aastat peale lageraiet sinna looduslikult ise tulid. See on see järelkasv, mis lageraiega säilitati ja see järelkasv on nüüd juba ikka päris suured puud. Ja siis kõrvale, et see on siis nüüd täpselt minu kinnistu naabruses tehtud lageraie. Paremal pool on pildid 2 tammest, mille võsasaemees lõikas alusmetsast maha enne harvesteri tulekut, sest et need ju segavad harvesteri, muidu ei saa harvesteri lõigata. Need olid ikka päris korralikud puud juba, et valus oli. Ja ega muidu ei oleks seda tehtud, aga vana peremees lihtsalt suri ära ja kinnistu müüdi firmale ja kinnistu ostnud firma tegi siis selle pildi, nagu vasakul on näha, et need puud on veel minu metsapuud. Ja siit edasi on nüüd mul naabri kinnistu ja see on siis 3 aastat vana lageraielank.
nägi siis tänavu kevadel selline välja. Ja nüüd ikka sellest, et kas peab metsa uuendama. Et siin üks Lembit Maametsa kirjutatud artikkel Ootsipalu hiidmetsast, mis aastal see artikkel siis nüüd ilmus? 2018. Soovitan kõigil üles otsida, kõigil lugeda, et siin on näha ka pildi peal, et millised on puud ja milline on artikli autor nende puudega võrreldes ja mis siis Lembit oma töögrupiga tegid, mõõtsid mändi ja kuuske, nende järelkasvu või nende juurdekasvu, nii diameetri juurdekasvu kui mahu juurdekasvu ja vanust ja said teada, et männid olid umbes 220 aastat vanad ja kuused, mis olid sama kõrged, olid 150 aastat vanad ja täies elujõus ja kui vaadata neid kasvugraafikuid, siis ei ole näha, et raievanuse saavutanud puud enam ei kasva. Et vastupidi, et see on ikkagi nagu ka pealkirja Lembit kirjutas, et majanduslikus mõttes üleküps on täiesti elujõus. Et sellega ma muidugi ei taha öelda, et kõik metsad tuleks kasvatada 220 aasta vanuseks, vaid et lihtsalt, et lageraiega kiirustamisel ei ole mitte mingisugust põhjendust. Ja siin siis nüüd natukene püsimetsandusest, et nagu ma ütlesin, et siis, kui mina metsandust õppisin, et siis oli valikraie oli ikkagi veel osa peakasutusraietest, kus valikraiega raiuti siis puistust küpseid puid valikuliselt nõnda, et puistu säiliks. Ja praegu kehtivas seaduses on öeldud, et valikraiet tehakse püsimetsana majandamise eesmärgil puistus, mis on saavutanud raievanuse, kas siis üksikute puude või väikehäilude raiumisega. Ja et väikehäilu läbimõõt ei tohi olla suurem kui 20 meetrit ja siis tuleb säilik puid säilitada ja mis kõik iganes. Aga oluline on just see, et raievanus peab olema täis. Ja siis nüüd jälle näide minu oma metsast, kus ma olen püsimetsana majandanud juba üle 20 aasta. Ehk et mina ei ole teinud uuendusraiet, eesmärgiks ei ole uuendamine, aga on lihtsalt sellised kohad, kus on järelkasvu puid on olnud rohkem ja ma olen nende pisikeste järelkasvu puude lähedalt võtnud suuri puid selle arvestusega, et mets jääks metsaks, aga et ma hoian järelkasvu alles ja siin on lihtsalt üks lapikene, kus on nüüd väga kõva järelkasv, siin on nüüd teine lapikene, kus on ka juba mitukümmend aastat tagasi üraski kahjustust, kus ma olen kuivi puid ära võtnud, aga osa jämedaid kuivi puid ma olen jätnud raiumata. Siin on ka näha, et vasakul pool servas, et need mõned vanad kuivad on juba ära murdunud, seal taustal on ka kuivi näha, aga nagu näha, et üraski ei ole kõiki puid jõudnud ära kuivatada, sest et kui mets on mitmekesine, siis on metsas olemas ka üraski vaenlased. Aga mida ma veel tahan näidata, ma ei tea, kui hästi selle paistab, et see on siis nüüd üks järelkasvu kuusk, mis aastakümneid tagasi oli vihmavarju kuusk. No siin on natukene näha, et ega kõrguskasvu väga ei ole, aga hilisematel aastatel, kui on valgust juurde saanud, on kõrguskasv tulnud juurde. Siin ma proovisin pildistada nüüd just neid nii-öelda vihmavarju kuuski, kuidas nad jäävad ellu, kui nad saavad valgust juurde. Et kui siin on aastane kõrguskasv 1, 2, 3 sentimeetrit aastas umbes, siis viimastel aastatel on 30-40 sentimeetrit olnud kõrguskasv. Et need puud, mis metsa all kasvavad, et ei maksa arvata, et kohe ära kuivavad, et kui jumal ta sinna pani, et las ta seal on, kõik neist palgipuudeks muidugi ei kasva, sest et ruumi selleks ei ole, aga et metsad ise tahavad, et metsas on loomulik, et seal on igasuguses vanuses puid. Aga nüüd siis sellest, et kas püsimetsandust saab rakendada ka nendes puistutes, kus veel raievanus ei ole saabunud. Ja mina ütlen, et ka seal on püsimetsandus võimalik, et seal tuleb lihtsalt metsateatise peale nimetada
teistsugune raie, et olgu ta siis valgustusraie või harvendusraie või sanitaarraie, et kui sa tead, milline on selles metsas looduslik areng, siis ükskõik, mis raie nimetuse sa metsateatise peale kirjutad, kui sa tead, mida sa seal teha tahad, arvestusega, et sa kopeerid looduslikku arengut, siis sa saad seda teha. Niimoodi, et puistu alles jääb. Ja see on siis nüüd üks väljavõte sellest kaitsemetsade majandamisjuhistest. Et kuidas siis teha harvendusraiet? Et kui seadus valikraiet ei luba teha. Et harvendusraiet tehakse nii, et selle tulemusel puistu liigiline ja vanuseline mitmekesisus kas säilib või suureneb. See tähendab, et täielikult ei raiuta välja ühtegi liiki, ühtegi kindlat vanusgruppi ega alusmetsa. Soodustatakse koosseisuliikide grupilist paigutust ja raiet tehakse nii, et jämedamate puudega puistuosad oleks hõredamad ja peenemate puudega grupid tihedamad. Ehk et ka harvendusraiega saab püsimetsana majandada ja kujundada seda puistu kooslust nii, et seal see looduslik areng saaks käia nii, nagu loodus tahab. Siin nüüd ja ka sanitaarraiega on nii, et reeglina sanitaarraiega raiutakse kuivanud või kahjustusega puid, aga püsimetsa majandaja saab mõelda, et päris igat kuiva ja igat kahjustusega puud ei pea võtma. Et siin on siis pilt sellest, kuidas ma oma metsas olen jätnud üraski kuivatatud kuuski raiumata, täiesti meelega, mitte et ma jätaks kogu aeg kõik raiumata, et enamasti ma raiungi kuivi puid, aga mõned kuivad ma jätan raiumata ja nagu näha, ümberringi on elusaid kuuski küll veel, et ürask ei ole selline, et mis meelega kõik puud ära kuivatab, kui mets on vähegi elurikas. Ja miks on just vaja jätta neid kuivi puid? Et kuivad puud on just need, kuhu rähnid saavad pesitsema minna. Sest toore puu sisse nad ei saa minna ja ka selleks, et ta kuiva puu sisse saaks minna, et selleks peab puu ikka hea mitu aastat kuiv olema. Osad puud murduvad muidugi enne ära, et sellepärast peab ka neid kuivi puid sinna jätma just selle rehkendusega, et rähnidel oleks kuhu minna. Ja ei maksa arvata, et nüüd hakkab kohe sealt süsinikku erituma ja kliima kuumemaks minema, sellepärast, et puu on ära kuivanud. Et need kuivad puud on veel mitukümmend aastat metsas püsti, hoiavad süsinikku oma tselluloosis kinni ja on liikideks väga paljudele elupaikadele, et siin ma olen siis püüdnud pildistada nüüd 2 õõnsusega puud mu oma metsas. Siin nüüd lõbus lugu lamapuidust. Et mõned aastad tagasi, tegelikult just 2018 oli see, kui sotsiaalmeedias mingis grupis tuli jutt, et et metsaloodust enam kusagil mujal peale kaitsealad ei ole ja riigimetsas on vähe ja erametsas ei ole üldse. Ja siis Ain Alvela pani selle pildi, mis siin on parempoolne pilt, ütles, et kuule, ma just hiljaaegu käisin ühes erametsas ja tegin ühe siukse pildi. Ja siis tuli välja ka, et minu metsas tehtud pilt ja siis Anneli tegi kõrvale postituse, ütles, et kuule Ain, vaata, näed, et see on täpselt sama koht 4,5 aastat varem. Ja nagu näha, et mõlemad inimesed juhuslikult pildistasid sama kohta, sama kaugelt, sama nurga alt, millest tekkis siis väike lõbus arutelu, et toho jubalajaks, et kuidas nii saab olla, et erametsades on ainult üks maha murdunud puu, sammaldunud känd, mida siis erinevad inimesed käivad eri aastatel pildistamas. Aga näide sellest, et tegelikult neid asju on, et kui murdub mõni puu maha, väga head murdub, et kõigele ei pea järgi minema, lasta seal on ja võib-olla, et kui ta on seal mõnikümmend aastat juba sammaldunud, et läheb kas Anneli Palo või Ain Alvela või keegi kolmas ja teeb pilti. Sest mina ei teadnud, et nad seda pildistasid. See tuli lihtsalt pärast välja, et nad olid seda pildistanud. Ja erineval ajal. Siis jälle üks lamapuidu koht, metsakahjustus nii-öelda, ainult et minu reservaat. Siin on nüüd juba üle 30 aasta vana tormimurd, et 90ndate keskel. See ei olnud suur ja selle pildi tegi siis Viibika Veski, kui ta 10 aastat tagasi tahtis teha minuga lugu Eesti metsa jaoks, mis algas sellest, et helistas mulle, ütles, et tol hallil ajal sajandivahetuse paiku, kui ma töötasin Eestimaa Looduse Fondis, et olevat ma keelanud Virumaa metsaülematel tormimurdu koristada. Ja et metsaülemad on kõik Kuuva Raineri peale maru kurjad, et tormimurd on koristamata, kuidas nii saab.
Ja ütlesin, et mina ei mäleta, et ma oleks neil nüüd nii väga keelanud, aga ma kõnelesin sellest, et mis minu meelest on mõistlik ja tule mulle külla, ma näitan, et ma olen oma metsas ka jätnud tormimurdu koristamata. Mitte igalt poolt, aga mõnelt poolt. Ja Viivika tuligi metsa ja tegi päris ilusa loo, et keda huvitab, et see võib siis selle üles otsida, et Eesti metsas number 4 aastal 2016. Aga see on siis nüüd pilt sellest, kuidas 2016. aastal nägi välja tormimurd, mis oli 20 aastat vana. Ja siis jälle Anneli, hea inimene, tegi tänavu kevadel, varakevadel täpselt samast kohast pildi, jälle niimoodi, et mina ei teadnud, aga Anneli saatis mulle pildid, et see on siis nüüd 30 aastat vana, täpselt see sama tormimurd ja mets on täitsa olemas, on lamapuitu ja mul on olemas siukene koht, kus mina ei majanda. Maamaksu maksan. 2016 oli veel selles mõttes põnev aeg, et siis hakkas jälle see jutt, et tegelikult peaks ikkagi raievanust veel alandama. Ja toonane keskkonnaminister Marko Pomerants tegi ka sotsiaalmeedias postituse 25. märtsil 2016. Arvatavasti see on siis Marko Pomerantsi enda tehtud pilt ja postitas pildi, kirjutas juurde. Pean teid kurvastama. Esimese A boniteediga kuusikus on lugu halb. Seal 80 aastani kuusk välja ei vea. Palju jääb puudu. Ja nii ilus pilt. Ma kopeerisin selle kohe ära ja vaidlesin talle ka vastu. Ütlesin, et kui sa, kallis keskkonnaminister, oleks natukene vaadanud, siis sa oleks näinud, et see mädanik on ilmselge puu mehaanilise vigastamise tagajärg. Ja see on looduse seadus, et kui sa kuuse juured või juurekaela traktoriga üle sõidad, koore maha ajad, siis sealt läheb mädanik sisse, juurepess läheb sisse. Ja see, et nii noor puu ära mädanes, et see on inimtegevuse tulemus. Nüüd natukene sellest kooreüraskitest veel, et Lauri Laanistu rääkis sellest puhtpuistutest, et see võis olla mingi 2018-19, kui hakkas Euroopas tulid need tuhanded, 10 000 hektarid kuivi, üraski kuivatatud metsi ja sellega seoses otsisin üles ühe vana artikli, et kuidas üks sakslane juba sajandivahetusel kirjeldas Baierimaa tormikahjustust, mis 90-ndatel otsustati jätta koristamata. Ja nüüd ma siis loen, et kliima- ja maastikuolusid arvestades kasvanuks Baieri piirkonnas enamasti okas- ja lehtpuu segametsad. Sajandite pikkuse metsamajandamise tõttu olid aga sealsed puistud peamiselt inimtekkelised puhtkuusikud, mis olid kujundatud ühetaolisteks. Loodusmetsadele omased tunnused olid kõrvaldatud ning metsad muudetud liigivaesteks. Poolsada aastat tagasi kadusid mõned linnuliigid sealsetest laantest peaaegu täielikult. Sellised metsad on väga vastuvõtlikud tormi- ja putukahjustuste suhtes. 90-ndate alguses tabasid sealseid metsi jällegi tormid, kooreüraskid said tuulest kahjustatud puudel taas jõudsasti paljuneda ja algas järjekordne metsade ulatuslik kuivamine. Kuid koos üraskitega tulid Baieri metsadesse ka nende vaenlased. Näiteks suurenes üraskitest toituvate kolmvarvasrähnide hulk. Kuigi kooreüraskite arvukusel on iseloomulik tsüklilisus, on hilisemad kahjustused Baieri metsa rahvuspargis olnud esmastest tunduvalt väiksemad. Ehk et räägibki sellest, et kui on need monokultuurid, mis on liigivaesed, kus ei ole üraskite vaenlasi, et kui sinna ürask sisse läheb, siis midagi ei ole teha, loodusseadus. Et 10 aastat tagasi, need olid vist sveitslased, Rita Büttler ja Beat Vermelinger, kes siis kirjutasid kolmvarvasrähnist ehk laanerähnist, et kolmvarvasrähni valdavaks toiduks on kooreüraskid ja ta mängib võtmerolli kooreüraskite arvukuse piirajana okaspuu enamusega metsades. Rähnide mõju on suurim seal, kus nad tegutsevad aastaringselt, ehk et see eeldab kohapealset pesitsemist. Selleks peab keskmine surnud puidu kogus olema vähemalt 33 tihumeetrit hektari kohta. Et see on ka see, miks mina jätan meelega oma metsas, majandatavas metsas, kaitsal, mul seal ei ole hektaritki, et osa kuivi puid täiesti teadlikult raiumata just nimelt sellepärast, et tuleks rähne
eriti mulle meeldib laanerähn ehk kolmvarmasrähn. Sellest on ka Eestis ammu teada, et 15 aastat tagasi Sven Satsek kirjutas Eesti looduses. Pesa teeb laanerähn eranditult vanasse kuivanud kuusetüükasse. Kes metsas liigub, see teab, et sihukesi tüükaid on väga vähe. Veel vähem on selliseid metsi, kus neid tüükaid oleks kohe palju. Nii palju, et seda võiks nimetada pesitsusterritooriumiks. Seetõttu ongi laanerähnid valinud endale elupaigaks kaugemad kohad, sellised, kuhu on inimesel harva asja ja metsamasinatel loodetavasti veelgi harvem. Praeguseks kohtab vahvaid kollase mütsiga rähnipoisse ning nende mütsita kaasasid enamasti looduskaitsealadel või siis mujal inimesest veel puutumata jäänud vanades puistutes. Majandatavates metsades kolmevarbaga rähnid endale tavaliselt pesapaika ei leia, sest sellistes metsades lihtsalt ei lasta puudel kasvada nii vanaks, nagu rähnidel vaja. Ja Rein Nellis on 5 aastat tagasi kirjutanud Keskkonnaagentuuri kodulehel. Kui rääkida üraskikahjustustest ja nende vastu võitlemisest, tuleks meelde jätta üks number – 670 000. Just nii palju üraskeid ja nende vastseid võib ära süüa üks laanerähn 1 aasta jooksul. Riikliku rähniseire raames jälgitud seirealadel on laanerähni arvukus viimase 13 aasta jooksul statistiliselt langenud keskmiselt 4,8% aastas. See tähendab, et viimase 10 aasta jooksul on Eesti asurkond vähenenud ligikaudu poole võrra. Kui ma seda ettekannet ette valmistasin, siis ma vaatasin ka värskeid seiretulemusi. Siin oli siis nüüd 2007–2019 ja minu meelest et värskemad tulemused näitavad, et nüüdseks on see arvukuse langemine vist 2022 olid need hilisemad loendusandmed, et nüüd juba ütlevad, et keskmiselt üle 5% aastas. Et laanerähni arvukus langeb. Kliimamuutuste tõttu on vegetatsiooniperiood meil pikem. Sellel sajandil on kooreüraskil olnud reeglina vähemalt 2 hauet suve jooksul, eelmisel sajandil oli ainult 1 haue. Nii et midagi ei ole teha, kooreürask muutub järjest suuremaks probleemiks ja nagu siin ei olegi muud, kui et me peame kasutama neid looduslikke vahendeid ehk et kasvatama segametsa ja tegema nii, et rähnidel oleks hea. Aga saab muud ka teha. Jälle praktiline näide minu oma metsast, et ka mina olen üraskeid püüdnud püünispuudega. Et talvel langetad puu või 2, laasid ära, järkad ära, paned sellisesse kohta, kus kevadel on hea kohe koormasse tõsta ja minema viia. Ja see oli siis nüüd pilt 24. aasta keset maid, äkki oli mingi 19. mai või nii. Et ma ei tea, kui palju te näete, aga metsaomanikel on hea teada, et just sellised 3-meetrised notid tee kõrval ja siis, kui sa näed, et koor on täis sellisesi näripuru unikuid, tihedalt täis, siis see tähendab, et koorealune on üraskeid täis ja siis ma pildistamise jaoks natuke koorisin ära ka, et see on nüüd see pesitsemise koht, mille isane on koore alla närinud ja siis meelitanud lõhnaga sinna 3 emast, et siis üks emane hakkas sinna poole käiku ronima, närima ja kuhu siis muneda, teine läks sinna poole ja 3. läks sinna poole ja näed, siin on ka ürask on näha, kes ta praegu tagurdab sealt välja, et näripuru sealt august koore alla tuua. Ja see oli siis täpselt see päev, kui ma tõin siis püünispuud metsast ära, et lihtsalt üks puu, aga nendest aukudest on näha, et juba seal oli hästi palju üraskeid sees. Et nüüd jälle sellest sesoonsetest raietest, et ma näitasin, kuidas ma maikuus tõin ära ühe tüve, aga see puu oli langetatud talvel. Aga nüüd siis see ivaretvärk, mida ma pikalt siin ei loe, sellepärast, et Urmas seda juba näitas, aga see on klassika, 30 aastat tagasi oli juba teada, et suvel metsatöid ei tehta, eriti ei tehta masinatega, aga mis ma siin kohe rasvaseks tegin selle alumise lause, tõmbasin joone ka alla. Et väga ohtlikud on suvised raied juurepessu ohtlikes puistutes. Neid võib liialdamata nimetada juurepessu tahtlikuks levitamiseks. Need, et kõik need metsatöösturid ja puidupõllumehed, kes ütlevad, et aastaringselt peab saama raiuda
et võitegi neile öelda, et juba 30 aastat tagasi ütles Etverk, et see on tahtlik juurepessu levitamine. Ja ma olen ka näinud seda, siis kui Ain Alvela mul metsas käis, siis me tee ääres käisime ka ühes RMK tehtud suvises harvendusraies, kus ma palusin ta ka seisma jääda, et tee pilte, vaata, kuidas suvel on tehtud kuusikusmasinatega harvendusraiet, juured olid kõik puruks. Ja ma ütlesin talle, et veame kihla, et ei lähe 5 aastatki, kui see on juba lagedaks raiutud. Et läks 3 aastat ja 2 kuud, kui seal tehti sanitaarraie, ja 3 aastat ja 8 kuud ja oli lagedaks võetud. Et suvised masinatega tehtud raied, igal juhul tuleb mädanik sisse ja tulemus on ette teada. Ja juurepessust siis veel, Märt Hanso kah 25 aastat tagasi on kirjutanud, et miks tuleb raiet teha just talvel ja eriti juurepessu ohtlikel aladel. Et kuidas talviste raiekändudega juurepessu levikut ei juhtu, sest talvel patogeenijõused ei levi ja kevadeks-suveks on kändude pinnal toimunud biokeemilised, mikrobioloogilised muutused muutnud need kännud juba praktiliselt nakatumiskindlaks. Et pehmetel talvedel muidugi levib ka juurepess. Natukene ka sellest väljaveost ja metsateest, et need on siis nüüd näited, kuidas mina olen korraldanud oma metsas puidu kokkuvedu. Niimoodi näeb kokkuveotee välja. Vasakul pildil on näha, kuidas see näeb välja talvel ja paremal pool on pilt, kuidas see näeb välja suvel. Kuna meil on teaduskonverents ikkagi, siis üks rootslaste uuring 5 aastat tagasi, kus rootslased räägivad, et nii nagu Eestiski, et enamus metsi raiutakse 70-80 aasta vanuses lagedaks, mõnikord isegi nooremast peast, aga et ökosüsteemi teenuseid hakkavad puistud täitma alles siis, kui nad on vähemalt 120 aastat vanad. Ja rootslased soovitavadki, et raieringi lühendamine ehk raievanuste alandamine, mida mõnikord on soovitatud raiemahtude suurendamiseks, halvendavad edaspidi metsade muude funktsioonide täitmist veelgi. Ehk seesama, et ökosüsteemi teenused puupõllumeestel, puupõllumajanduse puhul läheb kehvemaks, aga raieringi pikendamine ehk raievanuste tõstmine parandab metsade ökosüsteemi teenuste täitmist, isegi kui puude biomassi toodang oleks pisut väiksem. Ja siin ma hea meelega tsiteerin jälle Erich Lõhmust, kes 30 aastat tagasi kirjutas: jättes puistu kasvama, investeerib metsaomanik uuesti selle jooksva müügihinna, et realiseerida toodang kõrgema hinnaga tulevikus. Ehk et raieküpsuse saavutanud puistu raiumata jätmine ei ole mitte majanduslik kahju, vaid investeering. Ja ma olen seda ise ka oma metsas järgi proovinud, et ma olen ühe küpse puistu raiunud 3 väikese lageraie langina 15 aasta jooksul ja iga järgmise võttega ma olen saanud rohkem tulu, sest et jämeda ja kvaliteetsema ja kallima sortimandi osakaal on iga järgmise võttega olnud suurem kui noorest peast. Ja seesama Lembitu uuring Ootsipalus näitab, et ka vanad puud kasvavad, nii et vähe ei ole. Ja sellega ma nüüd lõpetan, et see on siis nüüd pilt minu metsast, kus on näha väikene häil, aga ma näitan seda pilti just sellepärast, et ma ise tean, et selles metsas on metsa majandatud püsimetsamajanduse võtetega väga kaua aega ja ma ise olin tunnistajaks 45 aastat tagasi, kui mina olin niisugune tattnokk ja segasin oma isat ja lelle, kes siis kolhoosi metsast tegid vanaemale küttepuitu. Et püsimetsandus on võimalik.